kutsun teid vaatama lühifilme. Kas või näiteks täna siin BFM-i majas kell 5 algab rahvusvaheline võistlusprogramm ja see kõik on ka veel täiesti tasuta. Lühifilmid on toredad, sest kui film on jama, siis on see väga lühike jama. Kui film on hea, siis saate elamuse täiega kätte. Ja uskuge mind, igas lühifilmi programmis on kindlasti ka mõni hea film sees, nii et see on üsna kindla peale minek. Siis soovitan ma vaadata veel ka neid dokumentaalfilme, mis linastuvad film 360 kraadi programmi raames. Ja ise ma nägin kõige esimest filmi pealkirjaga Blue, sinine. Ja see on fantastiline film, nagu pealkirigi ütleb või viitab ookeanist. Seal on imeilusad kaadrid, mis on tehtud vee all ja mida mul sukeldujana, ma olen üsna mitmes paigas, kus see film on tehtud, ka ise sukeldumas käinud. Oli väga tore vaadata ja see on ka film kõigest sellest õudsast, mida inimene on ookeanile teinud. Ja selle programmi raames on veel filme nii ookeanist kui ka maismaast ja inimtegevusest. Nii et soovitan soojalt film Blue, lugesin täna just internetist, et on veel ekstra seanss 3. detsembril. Et seda soovitan kindlasti vaadata. Ja kolmandaks, mina ei tea, kuidas teie, aga mina üritan alati PÖFFil valida selliseid filme, mida ma muidu siin kinodes ei näe, ehk selliste eksootilisemate riikide filmikunsti. Ja seekord lähen ma päris kindlasti vaatama mõnda filmi, mis on Kõrgõzstanis tehtud. Leidsin ma neid programmist isegi 2. Üks on pealkirjaga Kentaur ja mulle tundub kirjelduse järgi, et see on selline kaasaegne Robin Hoodilik lugu, kus üllastel eesmärkidel mees varastab hobuseid. Ja see film on edukalt linastunud juba mitmetel filmifestivalidel. Aga võistlusprogrammis ja seda põhivõistlusprogrammis on ka film pealkirjaga, nüüd ma pean natuke vaatama, see on Öine avarii ja režissöör on Dimir Bek, Birna Zaarov, veriväske film. Ja miks ma seda soovitan? Kõrgõzstan on väike riik Tianshani mägedes. Hästi mägine, hästi ilus. Nii et isegi kui see lugu ei meeldi, siis te päris kindlasti näete ühte hästi huvitavat ja eksootilist keskkonda. Aga erinevalt teistest Kesk-Aasia riikidest on Kõrgõzstan riik, kus on suhteliselt rohkem demokraatiat. 6 miljonit inimest, kes seal elavad, teavad demokraatiast ja peavad demokraatiast oluliselt rohkem kui naaberriigid. Ta on ka avatum seetõttu ja ma arvan, et need filmid on ka rohkem meile kõnelevad või ütlevad. Vanema põlvkonna inimesed kindlasti mäletavad seda Vennasvabariiki, aga võib-olla kõige rohkem isegi omal ajal väga kuulsa kirjaniku Tšingis Aitmatovi pärast. Võib-olla eriti tema romaani ja sajandist on pikem päev. Nii et seal on kultuuritraditsioonid on väga pikad ja ma usun, et need filmid on ka väga huvitavad. Igatahes filmid, mida ma olen varasemalt näinud Kirgiisiast, panevad seda uskuma. Soovin hästi ilusat PÖFFi. Ei tea, kuidas teiega. Minu kalendris on see peale jõulu- ja jaanipäeva üks kõige tähtsamaid pühasid või aegu. Et nautige kõike seda.